Kui Putin alustas Ukraina sissetungi, arvas ta, et tal on kõik trumbid käes. Ukraina ei saa kunagi ellu jääda. Ja isegi kui Ukraina vastu hakkab, on Venemaal piisavalt raha ja tööjõudu, et lõpuni minna. Aga ajad on muutunud. Putin mängis kabet, samal ajal kui Ukraina mängis geniaalset malemängu. Nüüd on Putin lõksus, kinni võitmatus olukorras ja kust pole väljapääsu. Ainus asi, mida Putin saab nüüd Ukrainas võitmiseks teha, on see, mis hävitab Venemaa täielikult. Venemaa ei saa endale lubada Ukrainas ei võitu ega kaotust ja Putin teab seda. Kuna tema armee on Ukrainas purustatud, olles juba kaotanud peaaegu 1,35 miljonit sõdurit ja veelgi rohkem kaotusi on ees ootamas, kuna Venemaa jätkab aeglast ja vaevalist edenemist läbi Ukraina territooriumi. Putin seisab silmitsi otsusega, mida ta kunagi teha ei tahtnud. Mobilisatsioon on silmapiiril. See peab nii olema ja varsti räägime teile, miks. See võimalik uus mobilisatsioonilaine on ainus asi, mis hoiab Venemaad Ukrainas edasi tegutsemas, kuna ta kaotab sõdureid rekordkiirusega. Ukraina välisluureteenistus toob kohe esile probleemi, millega Putin silmitsi seisab. Eksperdid rõhutavad, et venelaste massiline lahkumine majandusest tööjõupuuduse tingimustes halvendab olukorda Venemaal veelgi, ütleb Ukraina sõjaväeluure. Ja see ongi Putini jaoks suur probleem. Mobilisatsioon tähendab, et Venemaalt võetakse ära tööjõud, mida on vaja riigi toimimiseks. Samuti tähendab see, et Putinil oleks piisavalt kahuriliha, mida Ukrainas lihaveskisse saata. Putin on nüüd ummikus. Kas ta halvab oma riigi, et jätkata sõda, või laseb ta Vene armeel aeglaselt hääbuda Ukraina droonide põrgutule all, mis iga päev nende pihta vallandatakse? Igal juhul kaotab Putin ja mobilisatsioon saab olema selle kõige katalüsaatoriks. United 24 Media teatel on Ukraina luure rõhutanud, et Venemaa majandus on juba majanduslanguse varajases faasis, kuna stagnatsioon ja aeglustuva tegevuse koosmõjul jääb Vene tootmine aeglaselt seisma. Ukraina ei valeta. Kõik majandusnäitajad viitavad sellele, et Venemaa liigub rahaliselt allamäge ja just Putin ise on oma riigi sinna põhja lasknud. Mõrad on juba näha. 8. mai raportis märkis Euronews, et 20 sanktsioonivooru Venemaa vastu on oma mõju avaldanud. Jaanuarist märtsini kahanes Venemaa majandus Venemaa enda majandusarengu ministeeriumi andmetel 0,3%. See tulemus tähistab esimest majanduslangust Venemaal alates 2023 aastast ning see toimub ajal, mil inflatsioon on 6%. Intressimäärad on tohutud, umbes 15% ja Kreml ägab avaliku eelarve puudujäägi all, mis on tõusnud 60 miljardi dollarini. See puudujääk kasvab veelgi, nii kaua kui Putin oma sõda peab. Isegi Venemaa juht on neid probleeme tunnistanud, kuigi ta tegi kõige putinlikumat asja ega võtnud mingit vastutust. Kõik, mida ta suutis teha, oli kutsuda oma lähikondlased üles andma talle põhjuseid, miks makromajanduslike näitajate areng ei vasta praegu ootustele. Sellele küsimusele vaatab sulle igal hommikul peeglist vastu vastus Putin. Eeldades, et sul on oma maa-alustes punkrites peeglid olemas. Need on kõik vaid sümptomid sellest, mis veel ees ootab, eriti kui Putin viib oma plaani ellu ja kuulutab Venemaal välja mobilisatsiooni, et jätkata võitlust Ukrainas. Vaid paar kuud enne nende andmete avalikustamist väitis The Economist, et Venemaa on juba sisenenud niinimetatud surmatsooni. Väljaanne väitis, et Vene majandus ei pruugi täielikult kokku kukkuda, kuid see ei taastu enam kunagi. See ongi surmatsoon, mida The Economist võrdleb 8000 meetri kõrgusega, mis võib mägironija keha hävitada. Sellel kõrgusel hävitab inimkeha end kiiremini, kui seda suudetakse parandada. Just seal ongi Venemaa praegu, lõputus sõjatootmise tsüklis, mille Putin on käskinud. Praegu hoiab Vene majandus end vaevu koos, samal ajal kui Putin annab käske, mis hävitavad igasuguse tulevikuvõimekuse. Ekspordid on langenud, tootmine on kokku kukkunud. Putin saab maksustada Venemaa vaevlevat ettevõtlust ja rahvast vaid teatud piirini, kuna tal ei õnnestu täita riigieelarvesse tekkinud auke. Venemaa on selle kõik iseendale põhjustanud ja eesootav mobilisatsioon võib olla surmakell, mis sümboliseerib, et Venemaa ei taastu enam kunagi. Suurbritannia kolonel Joby Rimmer on samuti hoiatanud destabiliseeriva mõju eest, mida Putini halvad otsused avaldavad tema riigi tulevikule. 13. mai kõnes Ühendkuningriigi delegatsioonis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis selgitas Rimmer kõik lahti, et ka teadmatu Putin sellest aru saaks. Venemaa anda andmed rõhutavad seda suundumust. Majanduskasv on peatunud, investeeringud on endiselt nõrgad ja tarbijate nõudlus aeglustub. Eelarveliine surve kasvab, kuna tulud vähenevad ja kulutused, eriti kaitsekulutused, jätkavad tõusu.
Isegi seal, kus toorainetulud pakuvad ajutist leevendust, ei lahenda need sõjast ajendatud oma piirideni jõudva majandusmudeli sügavamaid struktuurseid tasakaalustamatusi, ütles Rimmer. Putin ei kuula. Ta ei saa. Kuigi ta teab, et need sõnad on mõistlikud, saab ta samuti aru, et ainus viis mingigi edasimineku saavutamiseks purustatud Vene majanduse taastamisel on oma sõdurite Ukrainast väljaviimine. Aga Putin ei tee seda kunagi. Sõjalise erioperatsiooni lõpetamine ilma ühegi oma eesmärgi saavutamiseta tähendaks hoolikalt kujundatud tugeva mehe kuvandi surma, mida ta on aastakümneid loonud. Kuidas saaks Putin ennast kunagi Venemaa kaitserollis näidata, kui ta on taandunud suurimast sõjast, mida Venemaa on põlvkondade jooksul näinud? See lihtsalt ei saa juhtuda. Ja see ongi lõks, mis surub Putinit üha lähemale mobilisatsioonile, mis võib tähendada Vene majanduse lõppu. Praegu on Venemaa surmavasse nõiaringi lõksu jäänud. Et hoida oma sõjamasinad töös, peab Putin pühendama suure osa Venemaa sisetööjõust sõjatööstuskompleksile, mille ta on loonud. See omakorda nõrgestab tsiviilmajandust. Ettevõtted ei suuda toota vajalikus mahus, et majandus oleks terve, kui Kreml ja tema poolt eelistatud sõjatootmisettevõtted pakuvad inimestele rohkem raha kui kunagi varem, et nad töötaksid tehastes või läheksid Ukrainasse rindele surema. Tuutmist hoiab üleval vaid suurenenud kaitsekulutused, mis toetavad tööhõivet ja võimaldavad Putinil kehtestada suuremat poliitilist kontrolli. Aga see kontroll tuleb oma hinnaga. Venemaa sõltub nüüd oma kaitsesektorist nii palju, et sõjast loobumine võiks vallandada tohutu poliitilise ja majandusliku tagasilöögi. Venemaal ei ole praegu võimalik sellest ringist välja pääseda, kuid see kõik loob pinnase õuduseks, mis saabub siis, kui Putin paratamatult vastupidises suunas liigub. Selle asemel, et taanduda, on Venemaa mobiliseerumise äärel. Ja kui see juhtub, on Venemaa jaoks sõda kaotatud ühel suurel põhjusel. Venemaal juba eksisteeriv tööjõupuudus muutub kriitiliseks ja Venemaa ei suuda taastuda. Ukraina välisluureteenistus toob välja peamised põhjused, miks mobilisatsioon tähendaks seda, et Vladimir Putin satub omaenda loodud sõda lõpetavasse lõksu. Lisaks sellele, et Vladimir Putin võtab sõjaga mitte seotud ettevõtetelt veelgi rohkem töötajaid, võtab ta mobilisatsiooni käigus Venemaalt ära ka oskusteabe. Kaasaegne sõjamasin ei vaja ainult liha, mida rindele saata. See vajab oskustega personali, kes vastutab kõige eest, mis toimub sõjamasina kulisside taga. Tehnikud, kes hooldavad süsteeme, side- ja elektroonilise sõjapidamise seadmeid, kutsutakse rindele, et nad teeksid seal oma tööd. Nad saavad endiselt oma tööd teha, ainult et nüüd teevad nad seda väljaspool Venemaad, okupeeritud aladel, kus Ukraina on oma rünnakuid intensiivistanud nii palju, et aprillis oli neid sisuliselt 2 korda rohkem kui märtsis, ja see arv kasvab jätkuvalt. Venemaal on neil oskustega inimestel minimaalne risk. Aga Ukrainas piisab ühest droonist, et Venemaa kaotaks veel ühe andeka töötaja, kes ei tule enam kunagi tagasi. Ja sama oluline on see, et ta ei saa oma teadmisi järgmisele põlvkonnale edasi anda. Ja asja tuum on see, et Venemaa teab juba, et tal on tööjõupuudus. Aprilli keskpaigas hoiatas Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiullina, et Venemaa seisab silmitsi tööjõupuudusega esimest korda oma kaasaegses ajaloos, mis toimub ajal, kui riigi majandus üle kuumeneb. Ta tõi näiteks Venemaa ajalooliselt madala 2% töötuse määra, mis ei ole tegelikult nii hea, kui see paistab. See tähendab tegelikult, et Venemaa ettevõtetel ei ole piisavalt suurt tööjõuvalikut, kus töötajaid leida, mis sunnib palku tõstma ja see omakorda suurendab tootmiskulusid. Need märkused tehti pärast seda, kui Venemaa majandus kahanes 2026 aasta 2 esimese kuu jooksul 1,8% ning need on sisuliselt hoiatus Putinile. Ära mobiliseeri, muidu on see Venemaa hukatus. Aga nüüd läheb asi tõsiseks. Tuleb küsida, kas Venemaa mobiliseerib? Enne kui sellele vastame, on The Military Show kanalil palju rohkem sellist sisu. Kui saad kanalilt väärtuslikku teavet, siis kindlasti telli, et ükski video ei jääks vahele. Niisiis, kas Venemaa mobiliseerib? See on juba hakanud selle suunas liikuma ja kõik märgid on olemas. Sügaval Venemaa Rjazani oblastis tunneb piirkonna kuberner Pavel Malkov Putini lõputu janu tõttu rohkemate sõdurite järele survet. Ta on allkirjastanud korralduse, mis sunnib Rjazanis tegutsevaid ettevõtteid tuvastama võimalikke sõjaväeteenistusse kutsutavaid töötajaid, kes on praegu nende teenistuses. Ettevõtted, kus töötab 150–300 inimest, peavad määrama 2 isikut, kes saadetakse Ukrainasse teenima. Need, kellel on 300–500 töötajat, peavad esitama 3 inimest. Ja kõik ettevõtted, kus töötab üle 500 inimese, peavad esitama 5 töötaja andmed. Siin pole 2 varianti, see on varjatud mobilisatsioon. Ja kuigi Rjazan võib olla esimene, on tõenäoline, et näeme paljusid teisi Venemaa piirkondi allkirjastamas sarnaseid korraldusi, kuna Putin nõuab rohkem kahuriliha. Ja juba enne seda valmistus Putin mobilisatsiooniks. Juba detsembris allkirjastas Venemaa juht määruse, millega kutsutakse reservväelased 2026 aastal toimuvatele sõjalistele õppustele.
Kremli on samuti takistanud kellelgi teada saamast selle määruse kahte kõige olulisemat aspekti: kui palju reservväelasi koolitusele kutsutakse ja kui kaua see väljaõpe kestab. Aga me ei pea neid numbreid teadma. Meil on siin tegemist sellega, et Venemaa valmistab oma reservväelasi sõjaks ette, mis on täpselt see, mida ootaksidki Putinilt, kui ta valmistub mobilisatsiooniks. Liigume edasi 14. mai juurde ja Euronews teatas veel ühest uuest seadusest, mille Putin on kehtestanud. Venemaa Riigiduuma on ametlikult heaks kiitnud seaduse, mis lubab Putinil saata Vene relvajõud kaitsma Vene kodanikke välismaal. See ei pruugi esmapilgul tunduda oluline. Venemaa armee on olnud Ukrainas alates 2022 aasta veebruarist. Aga pea meeles, et Putin on alati nimetanud oma sissetungi sõjaliseks erioperatsiooniks ja on alati vältinud selle sõjaks nimetust. See uus seadus loob aluse selleks, et Putin saaks ametlikult kuulutada välja sissetungi, väites, et ta kaitseb Vene tsiviilisikuid. Pole liialdus öelda, et Venemaa võiks seda uut seadust kasutada mobilisatsiooni alustamiseks. Väljaanne The Kyiv Independent teatab, et kuni 800 000 venelast on kolinud Krimmi pärast selle ebaseaduslikku annekteerimist 2014 aastal. Kõik, mida Putin peab tegema, on väita, et need tsiviilisikud vajavad rohkem kaitset, kui neil juba on, ja ongi kõik. Mobilisatsioonist saab selle kaitse jaoks vajadus, mitte sõjalise erioperatsiooni jaoks. Putin rajab vundamenti peatselt saabuvale mobilisatsioonile, kuid ta ei mõista, et mobiliseerimine ei vii Venemaad mitte ainult majanduslikku kuristikku, mis on kuidagi veelgi sügavam kui see, kuhu ta juba on langenud. Tööjõu kaotus on vaid üks probleem. Selle suure probleemi taga on veel mitu teist, mis koos halvavad Venemaa. Enne kui me nende probleemideni jõuame, on veel üks märk sellest, et Putin on tõepoolest mobilisatsiooni äärel, kas ta tahab seda või mitte. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski sõnul on Venemaa plaanis 2026 aastal värvata vabatahtlike kaudu oma sõjaväkke veel 409 000 sõdurit. See number põhineb mitmetel eeldustel, sealhulgas sellel, et Ukraina ei suuda Venemaale tekitada rohkem kaotusi, kui Kreml ootab. Mingit värbamist Venemaal suudetakse hoida tasemel, mida Kreml eeldab. Kumbki neist eeldustest ei paista praegu Putini jaoks toimivat. United 24 meedia andmetel kaotas Venemaa 2026 aasta esimese 4 kuu jooksul umbes 130 000 sõdurit. Kui need arvud jäävad stabiilseks, tähendaks see aastast kaotust 390 000 sõdurit, mida Venemaa värbamiskava suudab enam kui katta. Aga see ongi probleem. Praegu ei ole Venemaa jaoks midagi stabiilset toimumas. Kui Putin uuendab oma pealetungi Ukraina idaosas osana oma takerdunud kevadrünnakust, kasvavad Venemaa kaotused. Märtsis ja aprillis kaotas Venemaa mõlemal kuul üle 35 000 sõduri, mis teeb kokku 70 000 juba sel aastal registreeritud 130 000-st. Kui Ukraina suudab seda tempot hoida ülejäänud 2026 aasta jooksul, tähendab see 350 000 sõduri kaotust 10 kuuga, millele lisandub jaanuaris ja veebruaris kaotatud 60 000, kokku 410 000 kaotust. See on kõrgem kui Venemaa värbamiskvoot ja see eeldab, et igakuised kaotused ei kasva suvel, kui Venemaa jõuab tippu rünnakute arvus, mida ta Ukraina vastu korraldab. See üksi oleks Venemaa jaoks tööjõu osas juba piisavalt halb, kuid on veel üks probleem. 409 000 uut värvatut. 2026 aastal on vaid eesmärk. Kreml võib selle eesmärgi seada, kuid see ei tähenda, et Venemaa selle saavutab. Ja Venemaa Julgeolekunõukogu aseesimehe Dmitri Medvedevi sõnul pole Venemaa sugugi lähedal nendele numbritele, mida neil on vaja saavutada. Märtsi lõpus ütles Medvedev, et Venemaa värbab umbes 27 000 sõdurit kuus. Kui korrutada see 12 kuuga, saab tulemuseks 324 000 uut värvatut, mis on 85 000 võrra vähem, kui Venemaa soovib. Kui aeglane värbamine kombineerida rindel saadud suuremate kaotustega, tekib Venemaal sõjaväe elavjõupuudus. Mobilisatsioon, mis tekitab veelgi suurema tööjõupuuduse ja rohkem probleeme Venemaa majandusele, muutub peaaegu vältimatuks. Aga me ütlesime teile juba varem, et Putinil on veelgi rohkem probleeme kui tööjõukriis, mille ta tekitab, kui ta mobilisatsiooni käivitab. On veel 2 probleemi ja need võivad juba niigi pingelise olukorra muuta täielikuks katastroofiks Venemaa jaoks, kui Putin üritab pääseda lõksust, kuhu ta ise end pani. Esiteks, emigratsioon. Ukraina luureteatel lahkub tõenäoliselt Venemaalt võimalikult kiiresti suur hulk inimesi, kui Putin kuulutab välja mobilisatsiooni. Venemaa on juba sellist massilist emigratsiooni kogenud, mille vallandasid Putini sissetungi algus ja 2022 aasta septembris kehtestatud osaline mobilisatsioon. Väljaande The Bell andmetel viibis 2024 aasta suveks neist 2 sündmusest tingituna Venemaalt lahkunud inimestest umbes 650 000 endiselt välismaal.
On ebatõenäoline, et paljud neist 650 000 inimesest on pärast enam kui 2 aasta pikkust eemalolekut Venemaale naasnud. Nagu United24 meedia märgib, on osa neist, kes alguses põgenesid, kuid ei kuulu sellesse gruppi, tagasi pöördunud. Aga kui Putin viib läbi täieliku mobilisatsiooni, siis on tõenäoline, et nemad koos sadade tuhandete, kui mitte miljonite teistega, püüavad enne vältimatut kutset riigist lahkuda. Kui edukad nad selles on suur küsimus. Nagu Business Insider teatas, tabati Venemaad juba 2023 aastal mõnede ametnike passe konfiskeerimas, et takistada neil põgenemist. Ja poleks sugugi üllatav eeldada, et Kremlil on käsil mingisugune väljarändekeeld, et tagada Putini mobilisatsiooni edukus. Aga jälle tekib lõks. Kas venelased jäävad, võib-olla Kremli sunnil ja saadetakse Ukrainasse, mis süvendab tööjõupuudust, või siis emigreeruvad 100 000 ja Putin saab sama tulemuse. Sisemajandus on purustatud ja ei suuda üle elada sõda, mida ta jätkab. Vene majanduse kulud aina kasvavad. Ja kui rääkida kuludest, siis on veel teinegi probleem, mis tabab Putinit ja tema Kremli kaaslasi ootamatult. Sajad tuhanded sõdurid Ukraina sõjaks mobiliseerida tähendab, et tuleb maksta hingehinda, et need sõdurid lahinguks ette valmistada. Lisaks tuleks esile tõsta Venemaa rahalisi raskusi. Eelarve puudujääk on juba oluliselt ületanud planeeritud tasemeid, samal ajal kui sadade tuhandete mobiliseeritud sõjaväelaste ülalpidamiskulud nõuaksid jätkusuutmatuid väljaminekuid, teatab Ukraina välisluureteenistus. Teenistusel on õigus. Iga sõdur, kelle Venemaa Ukrainasse mobiliseerib, vajab palka. Nad ei pruugi saada neid pööraseid liitumisboonuseid, mida vabatahtlikud sõdurid saavad ja mis on ulatunud peaaegu 27 000 dollarini, lisaks mõnes Venemaa piirkonnas föderaalselt kehtestatud miinimumile, mis on $4500. Aga iga sõdur saab igakuist palka. Nad tuleb varustada, raha tuleb kulutada väljaõppele ja transpordile. Potentsiaalselt sadade tuhandete mobiliseeritud värvatute puhul kuhjuvad need kulud riigile, millel on juba niigi raskusi Putini alustatud sõja kinnimaksmisega. Jällegi, see kõik on osa sellest, et Venemaa on surmatsoonis. Sellest spiraalist pole pääsu. Kui Venemaa sõjavägi kasvab mobilisatsiooni kaudu, tõusevad selle ülalpidamiskulud hüppeliselt. Aga Putini poolt Venemaa majanduse ümberkujundamine tähendab, et neid kulusid ei suudeta katta. Sõjaväeväeline tootmine langeb veelgi sügavamale, kuna selle ülalpidamiseks vajalik tööjõud võetakse ära. Need, kes maha jäävad, ei suuda juba olemasolevaid lünki täita ja kindlasti ei suuda nad neid hiljemgi täita. Töökäte puudus läheb aina hullemaks. Mobilisatsioon oleks kõige lõpp, kuid mitte nii, nagu Putin seda ette kujutab. Ta on nüüd lõksus sõjas, mida ta ei saa endale lubada ei võita ega kaotada. Kui mobilisatsioon annab talle Ukrainas selle, mida ta tahab, jääb Venemaast vaid kesta alles. Ja kui ta otsustab mitte mobiliseerida, jätkab Ukraina Venemaa saadetava hävitamist ning Putin kaotab ikkagi. Ja siin on Putini jaoks kõige hullem osa. Ta teab, et see kõik on tulemas. Venemaal on sügav kriis, mis on sõna otseses mõttes aastaid kujunenud ja selle kõige põhjuseks on Putin. Ta teab seda. Ta tahab seda meeleheitlikult parandada, aga ta teab ka, et ta ei saa midagi ette võtta, sest iga tee, mis talle praegu avatud on, muudab kriisi ainult hullemaks. Uuri meie videost Venemaa lagunemise tegelikku lugu. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show, et näha rohkem meie analüüse sellest valust, mida Putin oma enda riigile põhjustab, püüdes Ukrainat vallutada. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!